väga meeldiv on sind jälle näha ja nüüd siis saame natukene suurema seltskonnaga sinuga juttu ajada. Et siis õpilaste teadustööde konkursile sa oma töö saatsid ja meile Eesti geoloogisse ka silma jäi. Ja leidsime, et vääriksid ka meiepoolset tunnustust. Aga enne kui me edasi hakkame rääkima, me tutvustaksime ennast ka natukene, kes meie siuksed oleme. Et mina olen Pärn, mina olen tegev Tartu Ülikoolis teadurina geoloogia osakonnas. Nii. Ma võin jätkata. Mina olen Siim, ma olen geoloogiateenistuse geoloog ja Tartu Ülikooli doktorant. Raif, võtta sa järgmisena, siis ma jään viimast. Sa tahad ikka olla see viimane, kedest on mees. Mina olen Aivo ja ma töötan erasektoris geoloogina, ehitusgeoloogia valdkonnas ja tegelikult samas olen ka nii-öelda hobi korras, olen Eesti geoloogi toimetaja. Ja mina olen Hardi, ma olen ka erasektoris, töötan inseneribüroos Teigeris projektigeoloogina, et juhin ja kamandan geoloogilise uuringu projekte ja nii-öelda siis vabatahtlikuna olen ka siis Eesti geoloogis tegev toimetaja ja müttaja. Meid ühendab see, et me oleme geoloogia seltsis kõik, et selles mõttes. Jah, ja tegelikult oli siin tööde ülevaatamisel ja hindamisel oli ka üks oluline inimene veel. Johannes Vind, kes on siis, ütle Pärn sina, mis teadlane ta on või mida ta teeb? Istub kahe tooli peal, istub geoloogia teenistuses, istub Tartu Ülikooli geoloogia osakonnas. Jah, aga Johannes teatas, et tal on lapsi hoidma ja ta üldse kuidagi ei saa. Et tulid söögid ja kõik asjad, et ta on väga hõivatud inimene, nii et hea küll. Teda ilmselt ei tule ka täna siia, aga ta on su töö läbi lugenud ja tema oli ka üks hindajatest. Aga tutvustad võib-olla lühidalt ennast ka. Ma arvan, et kõige parem on siis ennast tutvustada sellega, et ma olen Võru gümnaasiumi abiturient. Olen lõpetamas sel suvel päevakene enne jaanipäeva. Ja siis nii tea, vabal ajal ka pigem õpin, et saada ikka aina enam uusi teadmisi erinevatest valdkondades. Ja selline keemia on mulle 8. klassist juba hakanud meeldima, siis kui ma keemia tuli. Ma käisin, algselt ma olin selline kahtleva seisukohal ja mulle meeldis küll, aga ma ei saanud aru sellest veel, et see mulle ikka väga meeldib. Kuniks minu põhikooli keemiaõpetaja ütles, et sina lähed nüüd olümpiaadile ja kõik. Ja kui ma sealt väga hea tulemuse sain, siis ma olin, et et äkki ongi keemia minu teema. Ja sealt siis see järjest niimoodi lumepallina on hakanud veerema, et okei, et äkki läheks teeks sellise keemiatöö või teeks seda midagi, et uuriks seal hoopis mingit keemiavaldkonda. Keemiaga on hästi, kuidas eesti keele eksam läks? Ei oska öelda. Eks see näha on, kui tulemused kunagi tulevad. Aga vähemalt see uurimustöö oli küll väga heas eesti keeles kirjutatud, nii et arvan, et küllap sealt tuleb ka hea hinne või õigemini head punktid on, eks ju, vist tänapäeval. Hinnet ju ei saa. Aga sinu töö oli siis Võrus poes müüdavatest mineraalvetest. Et kuidas sa selle teema peale sattusid? Kas sul tekkis ise huvi või õpetaja soovitas, et võiks millegi sellisega tegeleda? Kuna gümnaasiumi lõpetamiseks peab siis mingi sellise töö tegema, siis algselt tegelikult ma tahtsin teha õpilasfirmat, aga seda ma ei saanud teha.
ja ma ei saanud ka erinevate tingimuste tõttu teha ka praktilist tööd. Seega uurimistöö oli ainukene variant, mida ma teha sain. Ja kui mul oli paar päeva aega veel, et enda teema esitada, siis mul ei olnud õrna aimugi, mida ma tegelikult tahtsin uurida. Kuniks, kui meil on selline üks teatud geograafiaõpetaja koolis, kes tegelebki nende uurimistöödega ja hoiab silma peal, et kõik oleks järje peal, tuli minu juurde rääkima, et äkki sa tahaks midagi keemiaalast teha. Ja kui samal ajal juhtus ka keemiaõpetaja meie juttu kuulama ja ütles, et tema on tahtnud juba aastaid uurida erinevaid mineraalveeliike siis ja et ta ongi otsinud just sellist keemiaarmastajat õpilast, kes sellist töö ette võtaks. Ja siis ma olin, et okei, et ma võin selle ära teha, et ega mul väga muud võimalust ei olnud, sest tähtaeg oli paari päeva pärast, et idee lukku panna. Ja siis hakkaski lihtsalt kiire väljamõtlemine, et kuidas seda siis teha. Ja et paar päeva läks aega ja siis oli enam-vähem selline kondikava olemas, et kuidas me teeme ja mida me teeme. Nii et nagu ikka elus tuleb õigel ajal olla õiges kohas ja siis juhtuvad head asjad sinuga. Just. Mis sulle su enda töö juures võib-olla kõige üllatavam avastus oli või mis on kõige enam paelus, kui sa lõpuks selle endale ette võtsid ja tegutsema hakkasid? Ilmselt tööprotsessis kõige rohkem kuidagi üllatas see, et ma ei kujutanud ette, et see nii palju aega võtab. Ja eriti hiljem see tulemuste analüüs ja kui ma sain teada, et ma tegin ka mu pH-sensor ei töötanud õigesti, seega ma pidin uuesti kõik mõõtma. Kindlasti see mingil määral oli natukene nagu Ameerika mäed, et kõik tulemused said ära, et tehtud katsed ja siis on, et peab jälle uuesti tegema. Aga ma arvan, et see ikkagi minu peamine eesmärk oli, miks ma seda tööd teha tahtsin. Et poes on nii palju erinevaid mineraalveeliike ja kui ma olen seal leti ees, siis ma lihtsalt vaatangi, et okei, et mille järgi ma siis nagu peaksin seda võtma. Et mingid asjad ma muidugi teadsin, et maitse järgi, et kas mulle selle vee maitse meeldib või ei meeldi, aga kõike ma ei olnud niimoodi ära proovinud, et milline see kõige parem siis näiteks võiks olla. Et see ilmselt oligi minu peamine soov siis teada saada, et milline on see kõige parem vesi siis. Okei, töö juures kõige hullem hetk oli siis see, kui see sensor ei töötanud, eks ju, pH sai valesti mõõdetud või valed. Aga mis oli protsessi juures kõige nürim? Igal tööl on teatud sellised nürid-faasid, mis sa pead ära tegema ja see on nagu see, et saaks see ometi läbi. Mis oli kõige kõige nürim osa sellest õpilastöö, teadustöö kirjutamise nagu kogu protsessist, mingi faas, mis oli nagu? Ma arvan, et kõige tüütum oli teha neid Exceli tabeleid, diagramme, sest ilmselt minu lõputöösse jõudis umbes selline 20 versioon nendest. Et neid ma pidin hästi palju ümber tegema ja ma lootsin juba, et lõpuks õpetaja ütleks, et need sobivad, et jätame need, et rohkem ei tee. Aga ikka oli, et ei, muudame ikka veel midagi, et mingi asi ei sobi, et võiks hoopis nii teha. Ja siis, kui lõpuks oli õigeks ajaks sai ikka tehtud, ma nagu väga hea, neid enam ei pea puutuma. Ma tsiteeriski sinu tööst ühte kohta, mille just natuke aega tagasi puudutasid, oli see, et uurimustööga alustades ei osanud töö autor ette näha, et katsete tegemine ning hiljem tulemuste analüüsimine võib võtta oodatust. Jah, ma küsin teistelt, et mis te arvate, kas analüüsimine võtab palju rohkem või vähem aega. See on paratamatu, see on iga asjaga niimoodi. Seal on veel see lisa ka, et tänu sellele oskab autor paremini oma aega planeerida, et tööd saaks õigel ajal tehtud. Väga tore. Ja, eks ta kindlasti ole ju hea õppeprotsess, sellise teadustöö läbi tegemine. Kas sa plaanid nüüd edasi ülikooli ka minna ja kui siis, mis mõtted sul selles osas on, et see esimene harjutus on selle teadustööga tehtud, et
kas lähed edasi vaatama või mis sul need mõtted on? Hetkel ei lähe ülikooli, et ma ei ole kuhugi kandideerinud ja ei kavatse ka see aasta kandideerida. Ma võtan sellise vaba aasta endale ja lähen natukene avastan maailma ja töötan mujal maailmas ja siis tulen tagasi ja lähen ülikooli. See on ka väga tore mõte maailma avastada. Nüüd saab lõpuks reisida ka, nii et piirid on lahti. Ma kujutan ette, et jah, sul veel eriti, kui sa oled nüüd siin 2 või 3 aastat seal koroonatsüklis kodust õppima pidanud, et siis nüüd see on võib-olla tõesti kõige mõistlikum mõte, et kõigepealt minna ja tuulutada natukene. Aga mul ka siin üks küsimus, et seal, ma vaatasin seal töös sul 2 kohast käis läbi ka nii-öelda geoloogia mainimine, et keemia väga tore ja vinge, aga et kui palju sa ise nagu selles mõttes selle geoloogilise tausta vaates, üldse selle töö vaates mõtlesid või tuligi sul see geoloogia üllatus alles siis, kui mingisugused geoloogid auhinnaga tulid ja pihku pistid sulle selle. Et siin võib täitsa aus vastus olla, et nagu me ei solvu, kui geoloogia peale sai mõeldud, aga lihtsalt, et kui palju sa ise nagu sellest geoloogiast kui sellisest üldse mõtlesid või miks need mineraalveed sellised on? Ega tegelikult ma sellest niimoodi ei olegi väga mõelnud, et miks need mineraalveed nüüd sellised täpselt on. Ja ega ma olin väga üllatunud, kui ma selle auhinna sain, sest ma vaatasin, et nagu mis mõttes mina uurisin poes müüdavaid mineraalveeliike ja siis teised tegid siin erinevad mingi mullakatseid, et miks nemad mingit geoloogia auhinda ei saa, et kuidas mina mingi poest ostetava asjaga geoloogia auhinna saan. Aga natukene ikka ja, et mind paelus see, et natukene uurida, et ikkagi erinevatest piirkondadest pärit veed on erinevad. Et ei saa öelda nii, et vahet ei ole üks mineraalvesi, kõik on nad nagu samad. Et ikka on suur vahe siin Eesti omal, Läti omal, Prantsusmaa omal ja nii edasi. Seal on üks väike nipp veel, et üks on piirkond, aga teine asi on erinevatest kihtidest erinevad veed võivad täiesti erinevad olla. Et see on nüüd see geoloogiline mõõde, mis tegelikult nendes sinu poolt siis uuritud vetes on ka tegelikult, et nad on täiesti erinevad, tähendab, mitte et kõik oleks täiesti erinevastest veehorisontidest võetud, aga nad on nii-öelda võrdlemisi erinevat geoloogilist päritolu, kas on vulkaaniliste kivimitega, kas on, need on igast maailma otsast ja igal on oma väike nipp, aga Eesti puhul just see, et Värska on võetud sealt, Haage on võetud sealt, need siuksed nüansid. Aga loomulikult sulle oli nagu fookus mujal, aga lihtsalt siuke väike, mis nagu meie seda tööd lugedes, meie võtsime seda nagu geoloogina, et huvitav. Et oligi huvitav ja ega jah, sulle võib-olla ei tundnud see nii väga geoloogia töö, aga meie jaoks oli ta piisavalt geoloogia, et seda lugeda. Need mulla asjad olid meil ka arutelul. Ei olnud ainult, et üks töö on, meil oli tööd ikkagi rohkem, mida me nagu vaagisime. Aga sinu töö puhul võib-olla, nüüd oleks Johannest vaja, tema just tuli ka üks, kes rõhutas nagu seda, et ütleme, sa võtsid endale jõukohase ülesande, mis on alati hea selliste tööde puhul, mida tuleb ka vaadata. Et alati võid võtta mingi ümberkeerulise teema. Ülikoolid näiteks pakuvad võimalusi, jagavad ka oma juhendajad, saad ühe juhendaja ülikoolist ja käid ülikoolist katseid tegemas. Aga teinekord sul lihtsalt ei jaks üle sellest asjast. Aga sina olid enda ülesande ilusti püstitanud ja need vastused olid pärast plõks kõik olemas. Et mingid ja eesti keel, nagu mainitud, oli ladus. Ühes kohas küll, mis on rohkem ajalooga seotud, ma loen ühe kohe jälle ette. Algselt on looduslikku, see on üldtekstist nii-öelda tutvustav osa. Algselt on looduslikku mineraalvett kasutatud vaid ravi eesmärgil. Joogiveena hakati seda tarbima hiljem. Vanad roomlased leidsid 16. sajandil, et looduslike vete joomisel ja neist suplemisel on omad eelised. See on nüüd natuke siuke naljakas koht, et kuidas seal ajalooga lood on? Ma arvan, et see on närpukas, see 16 sattus sinna kogemata. Ma kontrollisin alganded ka üle, seda 16 ei ole tegelikult. Rooma riik oli umbes sel aastal 0 ehk 1000 aastaga võib-olla panid mööda või natuke peale. Aga see on näpukas, sellest ma lihtsalt lugenud. Eesti keel Exceliga vast läheb ikka hästi.
Aga jah, selles mõttes see AIFi kommentaar, mis kõlama jäi, oli, et tõesti terviklik töö ja ülesande püstitus ja läbi analüüsimine, tulemuste presenteerimine, et see kõik oli seal nagu ühes teadustöös olema peab. Ja meile geoloogidele põhjavesi, mineraalvesi, et seos olemas, et meile nagu see täitsa sobis. Minu meelest see oligi nagu ikkagi väga nagu sihuke hüdrogeoloogia, et tegelikult kõik need samad meetodid, mis sa kasutasid, seal need ioonide kontsentratsioonid, elektrijuhtivused, need on täpselt need samad parameetrid, mida meil hüdrogeoloogid mõõdavad meie põhjavees, et nad nagu kasutavad sama asja, aga nende vesi ei tule pudelist, vaid nad pumpavad seda eest erinevatest kaevudest näiteks. Ja siis seeläbi siis hindavad, et kust see vesi pärineb või kuidas ta seal levib ja palju seda on. Ja geoloogiast veel, et ka põhjavett võib kasutada ka siin maavarade otsinguks teinekord teatud tingimustes, et sellel on nagu väga palju kasutusvõimalusi nendel meetoditel just. Siin võib sulle, tegelikult isegi selline video on olemas meil Eesti geoloogis, siin võib rääkida, kuidas siin maitseb 770 meetri sügavuselt võetud vesi. See oli jah kunagi Aktuaalses Kaameras paar aastat tagasi, aga sellega oli see lugu, et tegelikult seda võib Hardil öelda, et Hardi need puurijad jätsid ikkagi natukene sinna vist puurlahust sisse, et kui me seda pH-d mõõtsime, siis see oli ikkagi väga leeliseline vesi, et tore, et mul keel suhu jäi. Tegelikult on jah nii, et veekeemia uurimisega ega keemikud ei tegele. Et see ongi nagu hüdrogeoloogide ja geokeemikute pärusmaa. Et see on ka üks põhjus, miks meid see teema huvitab ja kuidas me ka nüüd siin, või tänu millele me siin sinuga vestleme täna. Aga mulle endal on ka üks sükene küsimus seoses sinu tööga, et sul on üks sükene tore joonis, mulle isiklikult väga meeldib. Kus on ühel teljel on meil ioonide sisaldus ja teisel teljel on elektrijuhtivus. Et kas õpetaja ütles sulle, et tee süke joonis või leidsid ise, panid tähele, et seal on mingi seos või kuidas see joonis tekkis sinna? Seda seost ioonide üldkontsentratsiooni ning elektrijuhtivuse vahel oli paaris kirjandusallikas mainitud ja sellepärast me tegelikult selle elektrijuhtivuse sinna sisse panime ka, et tõestada või et siis tõesti uurida, et kas see peab paika või ei pea paika ja et kuidas see minu vete puhul siis välja tuleks. Ja ma arvan, et see on nagu, et kirjandusallikate põhjalt oli see, et päris niisama ei olnud, et äkki on mingi seos. See on väga hea joonis, sest ma saan seda, põhimõtteliselt ma saan seda joonist kasutada õppetöös, et seda tudengitele näidata. See on ka selles mõttes hea, et see on niisugune kvaliteedikontroll su enda tööle, et kui sealt ei oleks head korrelatsiooni välja tulnud, siis oleks mõõtmistega midagi viltu olnud, et see nagu näitabki selle ära, et ma ei tea, mis see korrelatsiooni koefitsient seal oli, mingi 0,96 või? Et see näitab, et seis on väga hea vist. Usaldusväärne. Okei, ja ise ma saan aru, mineraalvett jood ja kui sa riiulite ees seisad ja mõtled, et nüüd enam ei mõtle, nüüd tead, aga varasemalt, et kui palju sa ise mineraalvett tarbid? Igapäevaselt või mingitel puhkudel sportide ees? Igapäevaselt ma tegelikult pigem ei tarbi, ma eelistan kraanivett, aga see oli pigem see, et kui ma näiteks reisin kuhugi kas või teise linna, siis ma pigem kraanivett mujal ei joo ja et joon pudelivett ja siis oligi, et kuna vahepeal on rohkem selliseid käimised, siis millist võiks võtta, et nüüd kindlasti ma jälgin, et kui on võimalik võtta mingit mis minu jaoks tuli tulemuste põhjal kõige parem, et siis ma ostan selle. Kui sa tulemused kätte said või nüüd juba tulemused käes olid, kas sa tabasid mingil hetkel, et sa kipud oma sõpru ja perekonda ja sugulasi ka nagu õpetama, et joo seda, miks sa seda nüüd jood? Sa pead seda jooma siis, kui sa sporti oled teinud, seda niisama ei joo. Mul oli see natukene ikkagi ohoo ja ahaa efekt, et ma ise nüüd mõtlen ka natuke
selle värska joomise peale, mis mul vahepeal nagu muutus üsna nagu igapäevaseks tegevuseks, et ma ausalt öeldes natuke ehmusin, kui ma lugesin seda, et kas olid nagu mingi hetk, et hakkasid teistele ka seletama, mida sa teed ja mis ja miks teie nii joote ja miks te seda teete? Natukene ikka, aga minu puhul pigem on see nüüd, kuna ma enda töö koolis kaitsesin natukene vähem kui aasta aega tagasi ära, siis selle aasta aja jooksul olen ma palju rohkem hakanud tähele panema, kui kuskil keegi liigub veepudeliga ringi, siis ma kohe vaatan, okei, mis veepudeliga sina oled, kas ma kiidaks selle vee heaks või ei kiida. Ja alati, kui näiteks eriti, kui keegi käibki näiteks siin selle Neptunase või Haageveega ringi, siis ma olen nii palju läinud inimese juurde, ütlen, et kas sa tead, et ma tegin sellise uurimistöö, et ma tõesti kiidan selle heaks, et see on väga hea valik. Leedu suursaatkonnalt sa vist eriauhinda ei saanud või? Naljakal kombel. Ütlen, et Neptunas sai küll kõvasti ja Haage ka tegelikult on ikkagi Eesti firma, et oleks ju päris tore olnud. Ja. On meil siis veel miskit küsida, uurida? See küsimus on, et keerutati nüüd küll, aga kui sa nüüd sinna poeleti äärde lähed, mis sa siis ise võtad? Eks ma ikka püüan seda Haagevett endal otsida, või Neptunast, aga kui seda ei ole, siis vahepeal võtan ka mingid näiteks lauavett, Saaremaa vett, et see minu uurimistöös küll ei olnud. Ma jätsin lauaveed ja allikaveed eemale, aga ta on pigem maitse põhjal. Aga samas nagu, kuigi võib-olla ma ei tõstnud väga sellist aurat üles, siis on see ka, et ikkagi pigem siis juba, et kui ei ole Neptunast või Haagevett saada, et siis ma võtangi aurat, et ikkagi toetada Eesti omasid. Aga kui sa poes, näiteks on täiesti tundmatu uus mineraalvesi, siis sa keerad selle etiketi ja sa oskad seda pilti ju lugeda. Sa juba selle järgi ju paned ka paika. Ma arvan, et enamus inimesi vaatavad seda tabelit, et tore tabel küll, aga mis ma sellest, mis ta mulle ütleb, et sulle ta ütleb juba päris palju, eks ju. Ja seda kindlasti, et ma saan võrrelda nüüd rohkem, et kui ma lähengi kuhugi, et okei, et mis kategooriatesse see läheks, et kas ma võtaksin pigem seda või ei võtaks seda, et kindlasti. Mul tuli kuidagi mingi huvitav fakt meelde. Pärn, võib-olla sa oskad täpsustada, et kas see San Pellegrino on ju, kas selle veekeemia oli sarnane meil Kirde-Eesti põlevkivi kaevanduste veega või? Jah. San Pellegrinot saab Eestis ja see on, mis põlevkivi kaevandustest välja tuleb, voolab vesi, see on enam-vähem sama. Vaataks maa peale jõgedesse, see väga mõttes San Pellegrino. Kui seda tahta, siis Ida-Virumaalt saab tasuta. Tuleb õige ots lihtsalt välja peildida ja siis just välja pumbatakse ja sealt saab kohaliku San Pellegrinot tõesti. Aga ma ei tea, sõbrad, ütleme otsad kokku selles suhtes, et väga tore töö ja ladus lugemine ja huvitav ja isegi õpetlik, et täitsa soovitaks lugeda ka teistel, kes vett joovad, et seal on mingid sellised olulised tarkused sees, et väga hea ja mõnusalt tehtud, ülesanded ilusti täidetud ja väga hea lugeda selles suhtes, et irisemist praktiliselt nagu ei olnudki, et oli väga võimete piires ilmselt, võib-olla sa oleks veel enamaks suuteline olnud, aga eks need ajad tulevad ka. Ja, mis ma mäletan, et me kui me seda hindasime, siis me arutasime seda, et siin nagu
kui me hindame, siis me vaatame nagu seda, et kui hästi on nagu selle võetud ülesandega saadud hakkama. Et me ei hinda tegelikult nagu seda, et kuivõrd suurt probleemi see lahendab või kas see on mingi hirmus peenteaduslik küsimus või jah, muidugi alati, mida suurem on see probleem lahendatud, seda muidugi parem on ju. Aga lihtsalt see, et see on nagu väga hästi tehtud, et see vastab kõikidele nagu tingimustele. Siin on esitatud küsimused, nendele vastatud, metoodika on kirjeldatud, kõik on lahti seletatud, väga palju pilte, illustreerivat materjali, et selles mõttes see on nagu väga hea näide järgmistele töötegijatele, et niimoodi tulebki teha. Tegelikult iseseisev laboritöö on väga oluline ja tegelikult on niisugustel geoloogia ülesannetel on tihtilugu ka iseseisev välitöö, aga tegelikult poodi minek ja selle vee ostmine, seda võib nagu välitöö protsessina võtta küll. Enne laborit tehtav töö, noh, see on kõik geoloogia töö. Jah, aga võtame ametliku osa kokku ja räägime 2 sõna veel peale seda juttu. Aga tõesti, tore oli. Meeldiv lugemine. Ja Kertule huvitavaid reisielamusi siis tulevikku. Aitäh!